tulnud praegu. Me oleme siis siin õed ansambliga või bändiga või ma ei tea, kuidas teie öelda, kas bänd või ansambl. Igast duo, jah, täpselt, et siin on siis Tuuli ja Kristel. Ja põhimõtteliselt siis nad natuke räägivad endast ja siis kõik võivad esitada küsimusi ja kõik, mis meelel on, võite rahulikult küsida. Nii et ja, ma lasen teil nüüd alustada. Tere, mina olen Tuuli. Ma olen 28 aastat vana. Tulen Saaremaalt. Väga lahe oli Saaremaal elada ja kasvada. Tõesti soovitan kõigile. Kui te ka tahate kuskile Saaremaale minna, siis minge Kuressaarde. Seal on väga vahva. Käisin Kuressaare gümnaasiumis. Me käisin Kristeliga gümnaasiumis koos koolis. Laulsime koos duetti, laulsime koos ansamblites, tantsisime koos Semiris. Nii et meie sõprus läheb juba üle 10 aasta tagasi. Nii et jaa, Kristel, räägige endast. Tere, mina olen Kristel. Ma räägin nõnda igaks. Ma jäin üleeile haigeks ja siis ma kannan vajalikke asju, et teie ei jääks haigeks minu pärast. Ühesõnaga, ma olen Kristel, ma tulen Saaremaalt, Kuressaarest, üsna vahetus lähedusest Tuulist. Käisin temaga koos gümnaasiumis. Soovitan teil Saaremaal rohkem ka ringi käia kui ainult Kuressaares, sest ega ainult siis pealinn pole põhiline. Punk on põhiline. Ja ma ei tea, ma ei oska enda kohta väga rohkem midagi rääkida, kui et mulle meeldib laulda, mulle meeldib tantsida, mulle meeldib naer ja armastus. Aitäh! Et ma siis alustan küsimusi siis väga lihtsa küsimusega, et millest see kõik algas, terve see õdede kontseptsioon ja millest tekkis esimene mõte, mis oli see esimene asi, mis alustas kõike seda? Esimene mõte vist oli meil juba gümnaasiumis, kui me duetti võistluse Kristeliga kinni panime. See oli üleriigiline duettide võistlus. Siis ma arvan, et laulsime His Eyes on the Sparrow. See oli päris lahe. Ja siis ma arvan, et sealt tekkis võib-olla siuke esimene side meil ja mõte, et midagi võiks kunagi teha, aga tundub, et see aeg sai valmis alles nüüd siis. Kui Bert Brickerfeld võttis minuga ühendust, et tal on siuke idee, tüdrukute bändi idee ja siis ta küsis, kellega ma tahaks teha ja siis ma ütlesin kohe, et Kristeliga ja Teelega ja tegelikult Teele pidi ka alguses meil olema, aga Viira Teele jah, aga siis saatus otsustas teistmoodi ja siis me oleme nüüd siin 8, kui Teele tagasi tahab tulla, siis ta on alati oodatud, et ta teab seda ise ka. Ja nõnda see õed bänd saigi põhimõtteliselt alguse ja nüüd me oleme siin juba läinud ja teinud ja lihtne. Väga lihtsalt on kõik, väga sujuvalt on kõik läinud. Ei ole üldse sükest tunnet, et midagi oleks valesti või lihtne. Siinkohal ma soovitan kõigile oma parima sõbrannaga hakata bändi tegema, sest see on ülituus. Tõesti on, nii lihtne. Aitäh selle eest ja veel üks küsimus mul on alati tekkinud, et kust tuli nagu see nimi õed, et te ju tegelikult ei ole õed või et mis on selle nii-öelda backstory? Ei ole Kristeliga õed, mul on vend, Taavi, Kristelil on õde ja vend, õde Katrina ja vend Kristo, nii et me päriselus ei ole üldse õed, aga see bändi nimi tuli jah südamest. It is from the heart. Aga jaa, ei, me vist arutasime seda nimevärki ja siis keegi vist ütles sõna Sisters Act. Ja siis kuidagi sellest vist läks edasi, et oota, miks mitte, et oleks väga lahe. Seegi, õed. Ja see natukene on sellele ka suunatud, kõik ütlevad, vendlus on juba hea asi ja õelus on üks selline halb asi. Et võib-olla siis õed sellist positiivset sõnumit jagamas on võib-olla selline õelusele või õdede sidemele kuidagi nagu hea positiivne reklaam. Ma ei tea, äkki on. Ma siinkohal küsin, kas keegi tahab küsida midagi?
Küsige ükskõik midagi. Marki küsis, kas nüüd või mitte kunagi? Mis värvi on armastus? Nii, Kristjan vastab. nagu ütles Uno Loop, kes seda teab. Aga kui ma teada saan, siis ma tulen su akna taha ja maalin kohe just seda värvi. Said vastuse? kas sa said vastuse oma küsimuse? Nii et kui su aknad on järsku kollased, siis sa tead, et need olime meie. või siis vaatage lihtsalt oma aknaraami järgi ja sinu armastus on täpselt seda värvi, nagu on su aknaraam. Minu aknaraamid on valged. Keegi värvis? Nii, üks küsimus siis on, et mis on olnud teie karjääris selline hetk, kus olete tõesti tundnud, et nüüd ma olen nagu kuulus? Et nagu, kas on olnud mingisugune kokkusatt või mingisugune juhtum olnud, kus te olete tundnud, et vau, see on nagu tõesti see hetk? Mul vist oli just hiljuti oli selline, see ei olnud rohkem nagu, et vau, ma olen nüüd kuulus hetk, vaid see oli rohkem nagu oh my god, kui lahe hetk oli, kui oli, no esiteks juba see, et suvisele presidendi vastuvõtule kutsuti, see oli väga lahe. Ja siis teine moment oli kohe seal vastuvõtul, kui Kihnu Virve tuli vastu ja ütles, et ma jälgin sind telekast, siis ma mingi wow, okei. Mu jaoks oli see nii tuus, et Kihnu Virve on üks kõige ägedamaid tšikke üldse meil terve Eesti, võib-olla isegi kogu maamuna peale. Et kui see tädi ütleb sulle, et sa oled tuus, siis nagu see veits tekitab hea tunde küll. Lahe. Ma ei näinud Kihnu Virvet seal üldse. Aga jaa, ei see presidendi vastuvõtule kutse oli küll täitsa tore, aga me aitasime tal seda noortele suunatud kampaaniat teha, nii et arvatavasti me saime kutse selle pärast. Aga tore oli ikkagi käia seal ja näha ja väga vahv oli see. Aga ma arvan, et see kuulsus polegi nagu võib-olla nii suur asi, kui pigem see suurem töö, mis me teeme ja anda pigem inimestele midagi. Et ma arvan, et see kuulsus lihtsalt käib kaasas antud tööga. Et oled sa laulja või oled sa näitleja, et see lihtsalt käib kaasas sellega. Jah, aga et pigem tahakski inspireerida võib-olla inimesi ja anda natuke rohkemat endast lihtsalt maailmale. Aga rääkides Kihnu Virvest, siis kes oleks üks Eesti artist, kellega te väga sooviksite koostööd teha? See vastus on ju väga lihtne, see on Anne Veski. Me oleme rääkinud ka sellest, et Anne Veskiga peaks ühe loo kindlasti kaasas tegema, sest ta on nii suur staar. Ja see lugu oleks nii lahe, et eks me vaatame, kas me saame temaga diilile, et ta tuleks stuudisse. Ja kui me räägime üldse mingisugustest superstaaridest Eestis, siis ma arvan, et Anne Veskil ei saa väga mitte keegi vastu. Ma olen vist ühe korra teda esinemas näinud ja see, kuidas ta võtab lava kohe enda omaks ja seda nii soojalt ja nii osavalt, see on täiesti ebareaalne, see on nii lahe ja ma soovitan teil kõigil, kui te vähegi saate kunagi Anne Veskit käia esinemas vaatama minna teda. Ma ei oska lauseid moodustada, aga kui teil on võimalus seda vaatama minna, siis kindlasti minge, sest see on ülilahe. Minu arust lahe on Anne puhul veel see, et ta ei ole, isegi see laulmine laulmiseks on ju, aga need vahespiigid, mis ta teeb, ta on nagu siuke, ta on nagu Taukar, nagu on rahvamees, siis Anne on täielik rahvanaine nagu, see on uskumatu, ta tuleb sinna ja see, mis ta räägib, on palju lahedam seal lugude vahel ja kuidagi tõesti see, kuidas ta haarab inimesed just oma tekstidega, et ma arvan, et tollel ajal ta oleks võinud ovalt olla siuke stand-upi naine Anne, täiega. Kas kellelgi on tekkinud mõni küsimus? Tere, millal ja kus saaks teie loomingut naudida järgmine kord, kontserdid või maailmaturneed, midagi sellist? Eile sai nautida näiteks Balti jaamas. Järgmiseks. Ja siis eile võike. Teil on täna õhtul Haapsalus
klubis Aafrika on meil esinemine. Ja siis meil tuleb 16 november, ma arvan, et me võime selle kuupäeva nüüd välja öelda, 16 november. Meil tuleb esimene plaat. Nii et selleks me praegu oleme väga palju stuudios, kirjutame lugusid, et siis saaks juba plaati esitada, nii et 16 november tuleb. Kus? Me ei tea veel, aga Tallinnas kuskil ja siis me teeme mingi tiiru ka arvatavasti Eestis, nii et peale novembrikuus võite vaadata küll meie Facebookis ja Instagramis. Kindlasti me paneme kõik üle, et mis meil tuleb. Jah. Tere! Ma olen vabatahtlik Saksamaalt. Ja. Hallo! Wie geht's? Gut! Can I ask in English? Good. I forgot my question. I'm so sorry. But what's your favorite thing about Estonia? Because it's my first week here in Tallinn. Yeah. Well, first of all, willkommen zu Estland. Ja? Okay, wohl. Das ist so geil. Ja, das ist ubergeil. My favorite thing about Estonia is Estonia, the way it is, like the forests, the skies, the nature, everything about what makes Estonia, I think is what is surrounding us. And I think we as a country need to keep that in mind about our country, that we need to cherish the land first and foremost. So that is what I like the most about Estonia. So do you want to know like tourist places or what we like about Estonia? Okay. Yeah, I have to agree with Crystal. The forests and bogs. Do you know bogs? Bog. Bog is like this raba. We call it in Estonia raba, and it is like this very quiet forest where there's, I don't know how to say it. Yeah, there's like water and I don't know. It's like this magic. Yeah, like swamp, but it's pretty. It's not like this swampy swamp, but it's pretty swamp. Yeah, and the bog is, you know, the quietest place that you can find in Estonia. So if you want to like all this noise when you're having full of it, then just go to the forest and just be quiet. Don't listen to music. Someone said that they see people in the forest with their earphones on, and he was like, why? Why do you go to the forest to listen to some more noise? Just take them off and listen to the silence. It was so cool thought. Yeah, Estonia is cool. The people are so open and yeah. We learned also German in school. You did also. Yeah. So yeah, das ist alles. Yeah, my favorite band when I was a tween was Tokyo Hotel. He was such a fan. Oh my god, that was so crazy. I was a super fan, and I'm so embarrassed to say it. But I don't feel bad anymore because right now they're making really cool music. I think the new things. But yeah, I used to be a really big fan. So yeah, good music. Aitäh, ma arvan, et me jätkame eesti keeles. Kas kellelgi on... Mulle ei meeldi mikrofoni taga. Et mis asjad tahaksite kõige rohkem, aga teil veel ei ole seda? Mis on nagu teie kaotada? Mina vist olen juba sellises vanuses, kus ma tahaks enda maja. Täitsa ausalt tahaks enda maja. See on minu suurim unistus praegu. Auto, ma sain. Kõik muu on olemas ja nüüd segadus küll ära. Igastahes jaa.
kuidagi, mida vanemaks ma lähen, seda nagu lihtsamad asjad nagu sul hakkavad meeldima, nagu kodu ja kuidagi rahu ja vaikus ja noorena oli vist rohkem nagu seda, et tahtsid mingeid kindlaid asju. Aga nüüd on nagu pigem see, et mul võib isegi vähem asju olla, peaasi, et mu enda ja mu lähedase tervis on näiteks korras. Siuksed asjad saanud mõttes. Ja praegu kohe nagu niimoodi peanupu otsast öeldes on tõesti tervis tahaks. Teine asi, mis ma ei tea, viimasel ajal on kuidagi nagu jooksu pannud, on mingisugune meelerahu või mingi kindlus. Mida vanemaks saad, seda rohkem on selline kindlus, edasivaatamise kindlus on nagu kuidagi hakkab jalgal nagu ära rappuma. Muidugi okei, nooren on see, et mis kooli ma lähen ja mis must üldse edasi saab. Ja siis kui sa lõpuks oled enam-vähem pihta saanud, no, et mida sa tahad teha ja mis nagu kõik on nagu äge ja sa teedki enam-vähem võib-olla neid asju, mida sulle hullult meeldib ja mul on nii meeletult vedanud, et ma teen täpselt neid asju, mis mulle meeldib teha. Siis on ikka kuskil nagu kuklas käib selline kuur, et nagu jaa, aga kuidas sa saad selle maja endale või kuidas sa saad selle auto endale või et kas sa üldse tead, millal sa järgmise kord võileiba saad endale nagu suust sisse väänata. Et nagu need mingid siuksed väiksed sellised hirmud, et siuke ülihea oleks lihtsalt istuda diivani peal õhtul ja lihtsalt välja üritada nõnda, et ühtegi seda häält ei ole, et on nagu lihtsalt siuke ja siis jood teed või kohvi või midagi. Ma arvan, et see on oskus, mida saab arendada. Aga isegi kriiskab mida. Sul pole oma maja ega korterit veel. Hallo, hakkaski tööle. Ma arvan, et oma mõttega tuleb küll tegeleda. Oma mõtteid tuleb korrastada või võiks korrastada. Et pannagi tähele, kui sul tekivad siuksed mõtted, teadvustada neid ja siis saada aru, et tegelikult on kõik on hästi. Et siin hetkes tegelikult kõik on hästi. Õnni. Väga ilus küsimus. Minul tekkis küsimus, et te rääkisite nüüd nagu mida tahaksite, aga mida te enda karjääris, kuhu te nagu jõuda tahaksite? Mis oleks nagu see punkt, millal te sinna jõuda saaksite nagu okei, nüüd on kõik accomplished, mida on vaja? No mul oli näiteks, kui ma alustasin oma sooloprojekti Windy Beachi, siis mul oli kohe esimene mõte oli see, et ma tahan enda plaati teha ja ma tegin selle ära ja ma sain sellega hakkama. Ja see on vist siiani üks mu suurimaid saavutusi ja ma tegingi selles mõttes, see oli mu enda jaoks, oli nii suur verstapost, aga see oli mega raske, see oli kõige raskem asi, mis ma olen kunagi teinud. Ja see, et ma tegin seda üksi ja mul olid küll mingid kaaslased tee peal, aga siiski, et see on üldse lihtne. Ja vahepeal, kui sa teed kogu selle protsessi läbi, sul ongi raske, aga lõpuks, kui sa jõuad sellele sihini ja ma arvasin, et kui ma jõuan sellele punktini, et nii, siis on nagu kõik tehtud, on ja siis, kui sa jõuad sinna punktini ja sa saad aru, et see ei ole üldsegi kõik nagu, et tegelikult kogu aeg elu läheb edasi. Et ma arvan, et hästi oluline on endale panna neid verstaposte, et kuhu sa tahad jõuda ja mingeid väikseid märkeid. Aga kui sa ka nagu saavutad selle, et väga oluline on ka tähistada neid ja osata hinnata, et ma sain hakkama sellega. Kas või ma ei tea, et ma tahan kooli lõpetada ja et sa oledki mingi, ma sain hakkama sellega. Ma tahan ülikooli saada, ma tahan seda minna õppima. Jaa, ma sain sisse sinna, lahe. Et nagu just neid asju rohkem nagu panna tähele ja õppida just hindama neid väikseid, enda väikseid eesmärke, mis sa oled saavutanud. Ma ei tea, endal kuklas on kogu aeg see, et kõige rohkem tahaks Beyonce olla. Ja siis vaatan nagu peeglisse, et ilmselt ei ole, sest nagu ei hakka Beyonce'ks, niipea ei hakka saama. Aga tuus oleks lihtsalt see, kui inimesed saaks aru ja saaks head meelt sellest, mida ma või me teeme. Sest eks see põhjus, miks me seda teeme, on see täiesti uskumatult rahuldamatu tähelepanu vajadus. Ja hullult tore on tähelepanu keskpunktis olla. Ärme hakka nüüd valetama ise endale. Aga
kogu selle asja juures on ka see, et on platvorm, kus rääkida, näiteks praegu siin noored istuvad, eks ole, ringis. Ja siis me saame tohutult tarka juttu ajada teile ja teha nägu, et kõik, mis me ütleme, te võtate puhta pullana ja hakkate täpselt nii elama, nagu me räägime teile. Tegelikult me ei soovi otseselt seda, see oleks üli tore, kui ta teeks nii, aga see on liiga suur vastutus. Aga tore oleks võib-olla see, et on mingisugune mõjuvõim või mingisugune võime panna inimesi natukene enda sisse vaatama. Võib-olla mingeid väärtushinnanguid muutma, võib-olla mingisuguseid sihte ja asju. Et lihtsalt nagu aidata tänu sellele, et meil on see hääl antud, aidata võib-olla natukene midagi kas paremaks või kuulimaks või ägedamaks teha. Ja eriti just nagu noortele inimestele, sest te olete nii kergesti vormitavad nagu halvas mõttes ja ka heas mõttes tegelikult. Et lihtsalt jah. Ma olen, et eesmärk on lihtsalt kuidagi maailm veits paremaks teha sellega, et ise olla positiivne ja anda nagu mingit head eeskuju oma mõtete ja mõttelaadidega. Ja siis tänu sellele võib-olla see hakkab mingisuguse viirusena edasi nagu liikuma. Et nii palju lollusi ja negatiivsust on maailmas, et ma arvan, et see on jah natukene selline kulunud jutt. Teeme maailma paremaks, aga tegelikult nagu kui me ise ei tea, siis kes seda teeb. Nii et vist ma arvan jah, kui on üldse midagi teha, siis suhtumist ja maailma pilti parandada kuidagi moodi väikeste sammude aval. Kas kellelgi on küsimusi tekkinud? Küsige julgelt. Ükskõik mida. Ükskõik mida. Väga hea. Mina olen siis Kaur, helitehnik. Tere. Mul on selline küsimus, et mida teie teete, kui teil on samamoodi natuke haiguskadara tulnud? Mis on teie trikid ja nipid? Kristel, räägi kohe ära. Nii, esmalt hästi palju vedelikku peab jooma. Sooja vedelikku peab jooma. Magama hästi palju. Võib-olla hoidma natuke inimestest eemale. Täiesti risti vastupidi, mis ma praegu teen. Aga ma mõtlesin välja geniaalse süsteemi, kuidas võib-olla te ei jää haigeks, kui te räägite minuga. Aga tuleb lihtsalt puhata, lasta endal puhata. Sest haigeks jäämine tähendab seda, et su keha üritab mõnikord sulle lihtsalt öelda seda, et kuule, võta veits aega maha ja ole rahulikult. Nii et tule võtta aega maha ja ole veits rahulikult, see on põhiline. Näiteks hästi paljudel artistidel on olnud see, et ma igaks juhuks nimedest ei räägi. Aga üks artist, kellel oli Eesti artist, kellel aasta läbi oli kogu aeg esinemised. No üle 2 päeva maks kogu aeg esines. Ja siis lõpuks jõuväega võttis endale 2 nädalat suvel puhkust, et ei tee mitte midagi, ei tee ühtegi esinemist. Puhkused teisel päeval oli tal kopsupõletik ja ta oli ülejäänud puhkuse aja oli lihtsalt voodis haige. Ehk siis ta keha nägi võimalust, et sul on puhkus, sa pole terve aasta olnud kordagi haige ja nüüd ma pean kõik koos nagu ära nagu põdema, sest tal ei olnud aega olla haige ja kogu aeg lihtsalt kuidagi moodi lükkas seda edasi. Ja sellepärast ongi, et oma puhkusi nautida, peaks laskma vahepeal oma kehal ka puhata ilma haiguseta ja siis haigusega, aga ei tohi nagu edasi. Haigused tuleb läbi põdeda, see on väga tähtis. Ja jooge teed. Ma arvan, et artistina üks asi on küll see, et me ei saa kunagi haige olla, nii et mõtle hoolikalt järele, kui sa tahad olla laulja või keegi asi, sest sa ei saa päriselt haige olla. Meil ongi täna esinemine ja me ei saa öelda, et me ei saa tulla, Kristel on haige. Me ei saanud täna teile ka öelda, et me ei saa tulla, sest Kristel on haige. Sest me teadsime, et see on välja öeldud ja see on nagu võib-olla selle ameti ka üks miinuspool, et sa ei saa haige olla, päriselt. Sa ei saa seda lihtsalt endale lubada, et me peamegi alati endast andma seda 50%. Isegi kui meil tegelikult on 50%, siis ikkagi see jõukoru tuleb kuskilt leida. Aga minu nipid, kuidas terveneda, siis näiteks mul oli ka just see sama asi, mis Kristel nädal aega tagasi. See nohu on nii rets
et mul aitas selle vastu ainukesena allergiaravim. nii et see on küll väike nipp, et kui sul on metsik nohu ja see ei lähe kuidagi alla, siis allergiaravim millegipärast nagu avab mingisugused õiged teed. nii et see on küll hea nipp, davai. Jaa, küüslauklinna ka, seda ma olen ka teinud, see ka aitab, päriselt aitab. On küsimusi? Kuidas tuli mõte teha rulli muda sees? See mõte tuli meie produtsendilt, kellel oli see refrääni idee oli sõnade mõte oli olemas, ehk siis me läksime stuudiosse, ta ütles, et kuulge, mul on siuke sõnade mõte, et rulli muda sees, kuniks uued valged tossud ja meil ei olnud valged tossud seal alguses, vaid meil olid Nike'i tossud, kuniks uued Nike'i tossud on sul mudased. nii et alguses see oli üldsegi Nike'i toss, mis meil seal oli, aga siis me hakkasime mõtlema, et see on liiga nagu, et kuna mulle meeldivad näiteks Adidased ja Kristelile meeldivad Nike'id, siis me mõtlesime, et me ei taha, et see oleks Nike ja siis me panime valge toss sinna. aga jah, põhimõtteliselt see idee tuli tegelikult meie produtsendilt, nii et meie ei saa siin Kristeliga võtta väga nende sõnade eest ei saa võtta mingit kreditit. aga ülejäänud sõnad on küll, ma arvan, et 75% on Kristel ja siis ülejäänud panime mina ja Bert ka natuke sinna sisse. et siuke koostööna teeme ikkagi neid sõnu, aga Kristel on päris lahe sõnameister meil. mitte ta täna ainult. Word. ja see mõte tuli, kuna meie esimene singel oli Ära käpi mind, mis on natukene, kui te seda lugu ka äkki teate, siis see on natuke agressiivsem võib-olla. ja siis me mõtlesime, et teine lugu, kuna me võtsime otseselt mehed ja poissoost inimesed võtsime ette ja ütlesime nendele, et ära käpi ja olime nagu veits pahased nende peale, siis see rulli lugu tundus meile, et oleks tore teha järgmine lugu selline sõbralik ja natukene selline tähistav. ja mida me tähistame seal on siis seda, et me oleme full maakad ja maakas on olla uhke ja hää. ja kind of mulle tundub, et eks me eestlased oleme kõik natuke maakad, sest et ütleme nüüd, et Tallinn ei ole metropol. Tallinn on väga äge, väga tuus ja väga moodne linn, aga hinges me oleme ikka kõik natuke tahame seal muda sees rullida. ja ma arvan, et maakas ei ole üldse nagu halb asi, mis olla, ma tõesti olen väga suure uhkusega olen maakas, sest ma tean, et ma ei jää kunagi hätta, kui ma muda sees kinni olen. nii et soovitan teilegi. Küsimus?